Aitäh ka minu poolt kutsumast täna siia ja aitäh selle maja tutvustamise eest, et seda oli tõesti rõõm näha, sellised kohad, kus inimese fantaasia ja selline oskusteave nagu koos saavad õilmitseda, on alati rõõmu pakkuvad. Ja eriti tore, kui see toimub siis keskkonnasõbralikult. Aga mul on siis ka mõned slaidid selleks 15 minutiks ja puudutavad väga paljusid asju, mida siin juba on räägitud, aga võib-olla ma natukene keskendun rohkem sellele, et kuidas me üldse selle roheleppeni oleme jõudnud, et eriti arvestades seda, et praegusel ajal on päris palju juttu, et äkki see rohepööre on liiga kiire või liiga äkiline, et siis vaatame seda poolt ja siis puudutame mõnda asja, mis siin on läbi käinud. Et kliimamuutustele nagu tähelepanu pöörav poliitika tegelikult on oluliselt vanem kui see Pariisi kliimaleppe, millest ma siia foto panin üles, aga kuna see on olnud ikkagi selle praeguse rohepöörde kõige olulisem võib-olla selline tausta leping või arusaam, mis on kirja pandud, siis siia ta sai, aga võib-olla nii palju sellest kliimamuutuste taustast üldisemalt, et vahepeal räägitakse, et kliima on ju kogu aeg muutunud ja et selles ei ole võib-olla midagi nii erakordselt ja küll me sellega hakkama saame, et siis tegelikult peab arvestama, et inimkond on siin maakeral tegutsenud üle 100 000 aasta ja inimtsivilisatsioonist me räägime mingit ainult viimased loetud aastatuhanded ja selle inimtsivilisatsiooni eelduseks on peetud ka seda stabiilset kliimat, mis on omane olnud just sellele viimasele jääaja järgsele ajastikule. Selles aknas, kui me inimestena oleme nagu tsivilisatsiooni loonud, ei ole kliima kunagi niimoodi kõikunud, nagu ta praegu kõigub. Ja kindlasti on sellel väga rängad mõjud, kui me tal laseme sellisel moel kõikuda. Ja tõenäoliselt ka sellistest arusaamadest lähtuvalt on kogu see kliimapoliitika sündinud. Aga siis veel võib-olla selle roheleppe taustaks ma mõtlesin, et väga oluline dokument on see 2016. aasta IPCC 1,5 kraadi eriraport. Et selle selline üks oluline sõnum on see, et ikkagi 1,5 kraadistel ja 2 kraadistel kliimamuutustel on mõjude osas väga suur vahe. Ja et kui me tahame kliimamuutusi ikkagi ohjeldada, siis me peame rihtima seda 1,5 kraadi ja ei tohi lasta maakeral sealt väga palju üle minna. Sellel raportil oli ka huvitav osa on see, mis räägib, et kuidas siis võiks saavutada seda, et me sinna 1,5 sisse mahume. Vaadati 4 erinevat stsenaariumit, millest üldiselt kui räägitakse, siis öeldakse, et see esimene on täiesti ebarealistlik, et siin selle elluviimiseks on veel vaja muuta selliseid igapäevaseid harjumusi, me peaksime loobuma paljust, millega me harjunud oleme ja sellepärast see ei ole võimalik. Ja siis siin samal ajal on siin stsenaariumid 3 ja 4, mis siis ütlevad, et me veel mõnda aega võime nagu elada nii, nagu me siiamaani oleme harjunud ja siis, aga meil on ainult üks tähtis asi, et me leiutaksime ja rakendaksime neid ulatuslikus määras neid tehnoloogiaid, mis siis süsinikku kas siis otse õhust või korstna otsast püüavad ja seovad. Ja
mingil põhjusel neid stsenaariume peetakse nagu suhteliselt realistlikeks, aga elu on siiamaani näidanud, et need on täielikult ebarealistlikud. Nii et meie võimalused tegutseda on ikkagi põhiliselt siin esimeses kahes. Ma arvan, et sellel samal raportil oli ka tohutu roll selles, et enne kui pandeemia algas, üle maailma puhkes selline kliimaliikumine, mis oma tipphetkel tõi tänavatele 7,6 miljonit inimest korraga. Sellist protesti ei ole mitte kunagi varem nähtud, ma julgeks väita. Ja mida veel nähti oli, et Euroopa valimistel olid nii nagu domineerisid rohelised teemad, et nendest ei saanud ka nagu poliitiliselt enam mööda vaadata. Ja siis astus ametisse see uus Euroopa Komisjon, mis siis nagu pidi ennast tutvustama ja vastust andma kõikidele neile asjadele, mille Euroopas arutatakse. Ja ma panin siia selle Timmermansi pildi, et minu arusaam oli, et temast oleks peaaegu saanud see komisjoni juht, aga mingite temast ja kõigist sõltumatute asjaolude loksutamise tõttu ei saanud, aga selgelt ta nagu komisjoni poole peal on selle teema eestvedaja. Ja siis selle komisjoni vedamisel siis hakkasid ka nagu tulema kõik need algatused, mida me siin täna nagu maininud oleme, nagu see rohelepe või Euroopa roheline kokkulepe, äkki öeldakse eesti keeles, sest rohelepe vahel nagu tähendab midagi laiemat, hoomamatumat. Seati see uus kliimaeesmärk, mõneti ka siis lähtuvalt nendest stsenaariumitest, mida ma seal enne näitasin. Ja siin jällegi, ütleme, keskkonnaühendused tegelikult vaidlevad, et Euroopa võiks olla veel ambitsioonikam, sest me võime küll öelda, et kui kõik käituvad nii nagu meie, siis me oleme nagu selle raja peal, aga tegelikult meil on väga palju nagu ajaloolisi erinevusi ka, et arenenud riikidel on see selgelt keerulisem ja arenenud osal maailmas on siin selgelt suurem vastutus selle mineviku emissioonide eest ja peaks tegutsema veel teravamalt, aga niimoodi kokku lepiti, et 55% järgmise kümnendi lõpuks peame me emissioone vähendama. Selle jõustamiseks on siis juba kokku lepitud see kliimaseadus, mille juures võib-olla on oluline ka jälle meeles pidada, et kui me neid kliimapaketi asju arutame, ütleme, et üks asi on liiast või teine asi ei ole, et siis tegelikult kokku see rehkendus peab juba olema nagu ikkagi nendes piirides, mis juba on kokku lepitud. Nii et kui me ütleme, et me tahaks rohkem transpordi seita, siis meil peaks olema pakkuda välja, et kus mujalt me siis selle kokku hoiame. Et läbirääkimistel enam seda ruumi ei ole, et ärme tee, et see kokkulepe on olemas. Ja siis on jah, see kliimapakett kindlasti üks oluline osis. Siin on ka veel korraks võib-olla seda nagu välja tuua, et kus me tegelikult oleme siis selle võrreldes 1,5 eesmärgiga ja nende praeguste poliitikatega, antud lubadustega. Et me näeme, et praeguste lubaduste valguses me veel ei ole tegelikult selle 1,5 sees ja see on probleem, tõsine probleem. Nii, teine slaid Markuga meil ühine, mul on ainult need Eesti 2035 täpikesed kaduma läinud, aga mida võib-olla sellega nagu ilmestada võiks on see, et Eesti kipub nagu ennast joonistama, et me oleme juba väga palju saavutanud, meie nagu
seis on hea, et tegelikult meie kliimas oleme väga palju saavutanud 90ndate alguses ja tahtmatult. Peale seda me oleme hõljunud platool ja inimese kohta meie heitmed on Euroopa Liidu ühed suuremad. Ja kui me räägime siin ka sellest õiglasest jagunemisest, et siis ma arvan, et Eesti selline rõõm juba saavutatust on tegelikult nagu asjakohatu. Ja praeguste poliitikatega see langus ka kindlasti ei ole nagu ei adresseeri seda probleemi õigesti, mis kliimaga on. Nii, aga siis kiiresti tahtsin puudutada ka neid asju, mis otseselt siis puudutavad puidu ja metsasektorit lähemalt, et ka jällegi Marku Lamp väga sisukalt juba tutvustas seda uuringut. Ma näpsasin sealt ühe joonise, mis siis minu jaoks kõige kõnekam räägib erinevate raietsenaariumite mõjust siis sellele LULUCF-i heitmele. Ja huvitaval kombel on just see ees olev või alanud kümnend, kus meie see amplituud erinevate tegevusviiside vahel, et kus kõige nagu tagasihoidlikum stsenaarium on see, et me raiume kuskil 7,2 miljonit tihumeetrit aastas kuni selleni, et me raiume iga puu, mis saab raieküpseks, et selle amplituud on umbes sama suur kui Eesti koguheide, üüratu. Ja selles mõttes ma arvan, et see, et raiemahud on väga kaalukas osa tegelikult ikkagi sellest, et kuidas kliimaeesmärke täidame. Ja siis teine võib-olla kuum kartul selles kliimapaketis on see puidu põletamine energeetikas, et see on jätkuvalt selline selguseta asi, et kuidas seda käsitlema peaks, aga igal juhul selline praegune roheline tuli igasugusele puidule on selgelt ohtlik metsadele, on see nii Eesti nõudlust vaadates kui ka seda, mis väljaspool Eestit on. Ja mida püütakse siis adresseerida nende uute säästlikkuse kriteeriumidega, aga mille mõttekuses keskkonnaühendused tõsiselt kahtlevad. Siis mõned punktid ka ja mõtteained siin hilisemaks on, et selles rohelises kokkuleppes ja väga selgelt komisjon köötus ei ole ainult kliimat ei käsitle, vaid teisi keskkonna aspekte ka, elurikkust väga oluliselt. On olemas sellised asjad nagu elurikkuse strateegia, metsastrateegia, taksonoomia on siis see osa, mis räägib rohelistest investeeringutest ja kuidas neid mõista, mis asi on, kes saab otsustada, mis asi on roheline investeering, mis mitte riigiabi reeglid ilmselt käiakse selle filtriga üle ja nii edasi. Ja panin siia juurde ühe pildi nädalavahetusel, nägin metsas ühtest toredat puud, mida oli rähn toksinud ja mõtlesin just nende ettekannete pointide peale, et kellel ja milleks seda kõige rohkem võiks seda jändrikkusel vaja minna. Ja selline lühike 15 minutit sai, aitäh!